Tervist! Mina olen Sven Aluste ja tegelen loodusehitusega. Tere, ja mina olen Peep ja tegelen kuivkeemlatega. Ja täna siis püüamegi vast rääkida sellest ühisosast, mis siis loodusehituse ja kuivkeemla omavahel kokku viivad võib-olla. Ja eks see kuivkeemla võib ju olla üks selline, arvatakse, et midagi vana ja haisvat ja vanadest aegadest. No on ju selline. Ei no kui inimesele ütled, et mul on siin kõik kuivkäimlad, siis esialgu vaadatakse viltu, et oot, et kus need maskid on ja et äkki peab kuidagi ennast kaitsma hakkama selle. Vaat sa oled nii vaene mees ka veel pealegi, et sul ei olegi nagu vett selleks, et vetsus lasta korralikult vett peale. Ja kui rääkida sellest, et miks mul on siin näiteks kõik kuivkäimlad, siis ma juba algusest peale, kui ma hakkasin siin esimesi ehitamisi tegema, siis ma teadlikult tegingi selle valiku, et ükskõik kas majas sees või õues ma ehitan omale kuivkäimla ja kus ma ei kasuta vett alla loputamiseks, vaid kus ma saan käia rahulikult toimetamas ja ei pea vett kulutama. Aga maal on sul endal olemas ju kaev ja sellest kaevust sa saad ju kogu aeg vett või on sul veega probleeme? Ei no veega probleeme ei ole, aga ma lugesin ükskord, enne kui ma hakkasin ehitama ja ma ikka lugesin ka natuke. Ja lugesin, et väga palju vett läheb esiteks kaotsi, kui ma käin kempsus, et kas 3 liitrit või 6 liitrit, ei ole varianti, et läheb 0. Et igal juhul läheb kas 3 või 6. Ja siis, et kui see vesi ja kõik see kraam koos jõuab loodusesse, siis ta ei hakka seal kuidagi iseeneslikult lagunema, vaid see võtab jubedalt aega ja protsess on pidurdamas ja ma nagu takistan tegelikult loomulikku. Et siis ma sealt tegin järeldusi, et et ma ei taha vett sinna raisata ja pluss ma tahan, et looduses läheks protsess kiiremini. Et see oli minu nagu valiku. Et sa võidad nagu tegelikult ju puhta vee mitte kulutamise pealt. Sa ei pane seda puhast vett vetsupotti, vaid ainult hädatarvilikuks toiduks ja pesuks. Sellega on nagu see pool nagu võidetud ja sul pärast poole jääb jälle tekkimata reovesi. Eks ju? No just jah, ma mäletan selgelt veel, et kui ma planeerisin majja sisse kuivkäimlat ja separeerivat ja siis ma läksin keskkonnaametnikuga nagu selgitama talle, et mida ma tahan teha ja siis tema kergitas kulme ja küsis, mis hall vesi. Teil ikka reovesi tuleb teil välja ju majast, mitte hall vesi. Ma ütlesin, et mul ei tule reovett, et mul tuleb hall vesi ja seda ma immutan siis impkaevus ja filtreerin läbi killustiku ja midagi sellist. Just nimelt. Vaata, hall vesi on ju termini poolest ongi see pesuvesi. Ongi see, mida inimesed toidu valmistamisel, ihu pesemisel ja riiete pesemisel tekitavad. Aga kui me paneme sinna nüüd juurde veel vesitualeti ja lahjendame kõik selle vesitualetis oleva kraami ära, siis me saame hulga suurema reostuskoormusega musta vee. Et see termin seal kõrval, mida võib-olla ka paljud veel ei teagi, et on hall vesi ja must vesi. Ja musta veega tegelemine on ju hulka keerulisem ja kulukam kui halliveega. Hallivee jaoks septik, imväljak, suht lihtne on seda vett pärast tagasi loodusesse anda, kui see on kõrval must vesi, milles on hästi palju toitaineid, tal on tunduvalt keerulisem tema puhastamine. No võtte, mina kui loodusehitusest väga huvitanu on ju, tahtsin seda kuidagi, ma arvan, et siluda seda kõike siis inimese jaoks, kes kohkub ära sõna ees kuivkäimla või kemmerga õues, et siis hakkasin selliseid orgaanilisi vorme sinna ümber looma, ehk siis savi ehituse neid tagamaid uurisin ja proovisin erinevate tehnikatega teha selliseid ägedaid ruume, et sul nagu on tõesti seal, lähed ja mõnus on seal olla, et see ei käi seal nagu silmad nina kinni hästi ruttu 3 sekundiga ära, et nüüd on kähku käidud ja rohkem seda näha ei taha seda kohta. Et sa nagu tegelikult võtad aega, oled seal ja teed oma toimetusi, aga samas harid ka ennast, nagu vaatad ümber, et mismoodi need seinad on tehtud ja kuidas nii huvitavalt või ägedalt on need asjad lahendatud, pluss siis seina peal on ka enamasti info inimese jaoks, et mis ta seal teeb ja miks just selline kempsu valik, et sul läheb nagu nii palju vähem vett ja loodus saab selle protsessiga palju lihtsamalt hakkama, kui sa teed täpselt nii, nagu sa siin teed. Aga vaata, sinu kempsus on ju see, et on ilus vaadata seda.
sa oled teinud teda ka hoolega, et ka tualett või see käimla koht ei oleks mitte kõige viimasem ja kõige vähem viimistletum koht, sa teed ka seda üsnagi samasuguse hoole armastusega nagu elutuba teed ilusti korralikuks. Aga kas seal taga on ka midagi selliseid asju, mida ütleme, et vaadates seal potil istudes sa nagu ei märkagi, et mingid tehnilised, mingid asjad, mis on peidetud kujul, aga on väga olulised ja vajalikud selleks, et see koht oleks lõhnata, mõnus, nauditav. Jaa, no esialgu võib-olla just see istumise kõrgus näiteks, et ma vaatan alati, et ei oleks liiga kõrge, et sa saad nagu mõnusalt seal toimetada, pluss et sul nagu vajalikud asjad on ümber hästi käepäraselt pandud, et sul näiteks saepuru või turvas, mis läheb selle paksu peale. Vahekihiks. Ja vahekihiks, et see on nagu lähedal, et sa ei pea nagu tõstma seda turvast läbi terve toa või läbi terve ruumi näiteks, et kõik kohad lähevad sodiseks, vaid sa saab otse minna potti peale käimist ja näiteks, et paberikorv on mul eraldi ja see ei ole kaugel, et samamoodi saad nagu panna paberi eraldi. Aga kas sul on eraldi ka selline korv, et kui ta mehed ehitavad ju kempsu, ega nad ju ei mõtle selle peale, et seal kasutavad ka ju naised ja vahest jäävad üle seal tiivad või tampoonid, asjad, mida ei saa ju komposti panna, et selle jaoks on eraldi kast ka ju planeeritud sinna. Jaa, no see on samamoodi seal paberikorvi kõrval väikse korvina, et samamoodi need võivad olla kenasti dekoreeritud ja just ruumi elemendina. Seda peab meeles pidama. Ja samamoodi on kätepesule rõhku pandud, et sa saad nagu õues, kui on välikempsuga tegemist, saad õues kohe ka käed ära pesta. Et see võimalus on ka. Aga kas selles kempsus nüüd on ju mingi lõhna teemas, mingi ventilatsiooni detail, mida peab silmas pidama? Jaa, no välikempsul mul tavaliselt see kast ei ole nii tihedalt ehitatud, et sealt ei saaks lõhnad välja. Et seal enamasti korstneid ei ole, ühel on tegelikult. Ventilatsioonikorst on samamoodi alt kastist, aga muidu on see õue tuulega ära uhutav. Pluss siis uriinitoru, eks ju, läheb mul otse põhupakki, mis on osaliselt maasse kaevatud, ehk siis, et põhk võtab nii-öelda lõhnad ära omale ja ei lase lõhnama kraami. Ja lisaks käib siis saepuru peale jällegi ka aitab lõhnasid kinni võtta. Palju seda katet sinna peale peaks panema, et oleks, selle lõhna ei oleks, kärbsed ligi pääseks? Ja no tavaliselt on mul selle jaoks kas seal mingi topsik või pannakse peoga ja lihtsalt, et kraam on kaetud, ei ole nagu otseselt, et peab olema 5 sentimeetrit kihti paksult peale laotud, et ikkagi tunde järgi lihtsalt viskab peale ja kraam kaetud ja järgmisel tore tulla ja puhas ja. Sul ei midagi mu kempsus sellist erilist silma, et tahtsid kohe küsida midagi. Ma tahtsin seda küsida, et sa enne ütlesid seda, et nagu kahes jaos, et on uriin on eraldi kogutud ja siis kõik muu nagu eraldi selline saepuru peale, et siis järelikult kasutad separeerivaid lahendusi. Jaa, ma olen kasutanud niimoodi, et siseruumis olevas kempsus ma olen pannud Biolanni poti, millel on siis kõik ühes kestas, aga separeeriv. Uriin paneb toruga eraldi tagant välja ja ma saan ühendada selle siis maja halvee torustikuga otse. Aga väljas õues on tavaliselt nii, et uriinivoolik läheb siis eraldi majakese taha ja seal on siis kaevatud põhupakk maa sisse ja põhupakk võtab siis selle uriini endasse. Nii et separeeriv süsteem. Ja pärast seda põhupaki paned siis nagu kompostimisele midagi? Jaa, no öeldakse, kirjandus ütleb, et umbes aasta järel võiks selle põhupaki siis välja kaevata ja komposti ära panna või puude alla laotada väetisena. Uriin on muidu väga kange väetis, nii et seda tuleks ikkagi 10 korda lahjendada, kui kasutada kuskil peenramaal või puude all, siis see põhupakk nagu lahjendabki seda ja see selline korralik väetise pomm siis aasta pärast on kasutatav puude all. Aga sa ütlesid, et toas on biolaan, aga õues on sul siis... Õues on separati, jah? Ma olen kasutanud separate päris palju, et siin on nagu neid käimleid üle 10 ehitatud territooriumil ja teistele olen ka käinud ehitamas, nii et mul on jäänud praegu selle separati juurde. Aga siis selle uriini eraldava puhul
on ju kirjandus ka ütleb seda, et inimeste väljaheited või no mida inimene üldse toodab, on igapäevaselt 3/4 ongi vedelik, et kui sa vedelikku saad nagu eraldi saad, kas siis selle mahutisse, halliveesse või sinna põhupakki, et siis selle võrra ka see haisuteke hoobilt väheneb. Jaa, muidugi, haisutekke väheneb, pluss see, et sul see ämber ei täitu seal nii kiiresti, et Separat oma suures reklaamis karbi peal seal nimetab, et 80% lausa säästad uriini separeerides sellest mahust, et sa ei täida seda ämbrit nii kiiresti. Aga need ämbrid, mis nüüd igal pool sul kasutuses on ja kui nad lõpuks hakkavad täis saama, siis mis sa nendega pärast teed, kui see nagu hakkab täis saama? Samamoodi, kui see hakkab täis saama, siis tühjendan, mul on eraldi selline komposti kast metsa all, kus ma viin just selle komposti sinna ja sinna lagunema ta jääb. Ja seda samamoodi öeldakse, et aasta või rohkem võiks ta seal seista, enne kui taimede alla panna. Eks see on nagu järelkompostimine veel aasta pärast seda. Jah. Et kui tahta nagu komposti kasutada, mis tuleb köögist ja aiamaalt, siis see oleks eraldi ja käimlast tulev on eraldi. Aga vaata, kui inimesed kasutavad seda käimlat, mis on nüüd separeeriv ja see nüüd tehniliselt on ta nii, et seal ongi ühes servas on õnarus uriini jaoks, tagapool on suurem ava, siis see sunnib ju tegelikult ju kõiki istuma, ka mehi. Vaata mehestel on ju ikkagi see enesuhkus ja teadmine, et ma võin seistes ka oma pissiga hakkama, aga nüüd sul peavad kõik siis ühtemoodi istuma. Ja mul tuleb meelde, et ükskord mul käib siin palju inimesi koolitustel ja ei ole lihtsalt oma pere tarbeks need kempsud, vaid on päris palju kasutuses külaliste poolt, siis ükskord oligi üks väike laps jäi kempsu juures seisma ja vaatama seda silti, mis seal on, et kus on püstiseisu asendil on kriips peal, on ju. Ja siis vaatas ja ütles isale, et issi, sina ei saagi siia minna. et tegi kohe omad järeldused, et siin püsti ei käida, järelikult issi ei saagi minna. Selge, see ei ole meeste. Aga jaa, tavaliselt ma ikka ütlen, et siin nendes kempsudes peavad kõik istuma. Vaata, kui enne oli juttu ka sellest, et ütlesid, et on tähtis ka istumise kõrgus, et oleks mugav. Aga kui nüüd juba lastest juttud oli, et kui tuleb laps, siis lapse jalad on hulga lühemad. Et kas sa paned sinna nüüd mingisugusegi pakud ka või teistmoodi variandi? No jaa, on võimalik ikka võtta omal jalgade alla midagi, aga mul enamasti väga väiksed käivad koos vanemaga kempsus, on ju. Ja suuremad juba ikkagi ulatuvad. Aga juhtub ka seda, et laps ikkagi ei lähe nii kaugele sinna poti peal, et istub suhteliselt eesotsas ja siis tema kraam tuleb kõik esimesse auku. Et siis tuleb puhastamas käia peale lapsi. Mina mäletan oma lapsepõlvest, et kui olin hästi väike, siis ei olnud seda tuge jalgadele ja selle serva peal istumine oli küllaltki hirmutav. Et äkki ma nüüd kukun sinna sisse. Auk on suur, jalad ei küüni maha. Ja lähed koos puhastajaga pärast. Jah, kes teab, aga vaata, siis ongi, et peab siis võib-olla teinekord mõtlema nendele jalgade alla väike pingikene ja siis on olemas need lisaplaadid, mis pannakse separatina olemas, et ongi väiksema lapse jaoks. Ja vähendab avasid ja toob kokku rohkem võiksu. Eraldi detail vist separatin täitsa olemas, mida saab sinna peale panna, kui pisike laps see poti peal käia. Ja. Ja loomulikum asend ongi ju tegelikult emsus käies, põlved on natukene kõrgemal ja sa istud nagu pool kükkis, et on tegelikult kehale mugavam ja soolikad asjad kõik tühjenevad paremini. Sellist veel teinud ei ole? Päris sellist ei ole jah, et sa istud peaaegu nagu maas ja kükkis. Et ikka, nagu Aasias jah, või siis veneaegset nõukaajast need bussipeatuse tagused 2 pedaali on. Põhja-Itaalias olen ka näinud selliseid. Ja. No just jah, Hiina ja kõik jah. Aga ma olen seda lugenud ja vaadanud, et ega need eestlased väga ammu seal kempsus käima ei hakanudki, et nad suht hiljaaegu veel 100 aastat tagasi oli täitsa tavaline, kus eestlane käis metsa all oma häda tegemas ja naistel olid avarad kleidid just ja seelikud sellepärast, et nad ei pidanud ka kükitama, vaid käisid hädal niimoodi mööda minnes lihtsalt ära. Ja kükitamine isegi oli selline taunitud
et mis sa siin kükitad põõsal, et püsti ei saa oma häda tehtud. Et see vetsukultuur tuli suhteliselt hiljaaegu Eestisse, nii et ja kindlasti esimesed lahendused ei olnud veega kempsud. Küll vanimad Euroopas, ma tean, et on Rooma ajast ja siin tuhandeid aastat vanad, kus ikkagi olid suured kloaagisüsteemid nii-öelda läbi linna, mitmeid meetreid laiad ja sügavad, kus kõik lasti veega mere poole minema. Aga meil ikkagi selline kempsukultuur põõsast tuppa tuli läbi laste ja kooli. Et Saksa mõisahärrad ja kes siin propageerisid hügieeni ja kätepesu ja samamoodi ka kempsukultuuri, et siis see info tuli nii-öelda kodudesse läbi laste, mida nad koolis õppisid. Veevabade käimlate osas võime vaadata ajalukku, kui Herakles suutis oma vägiteoga jõevetega tallid rookida puhtaks. Ja mitusada aastat on meil olnud vesitualetid, kuid kas see ongi siis ainuke, mida me siis saame teha, et võtta puhast joogivett, sellega loputada ja hiljem siis seda kusagil puhastusjaamas jälle uuesti sellest veest see toitaine kätte saada. Kui see oleks tehtud koha peal juba selliselt süsteemselt, et ongi puhas joogivesi ainult toiduks ja hädatarvilikuks pesuveeks ja toitainet, mida me sinna siis käimlasse nüüd kogume, lähevad ka süsteemselt kompostimisele tagasi toidu tootmiseks sinna, kus meil toit tuleb. See on see, mille poole meil tegelikult peaks püüdlema ja siis jääks meil ka hulk vesikonnast reostamata, jõed, meri, kõik see tegelikult saab ju vähem koormust, kui me juba eos väldime seda reostust.